Kilpkonnad on lemmikud, kellest ikka aeg-ajalt unistatakse ja keda endale koju tahetakse. Aga need, kes loomamaailmas rohkem kodus, teavad, et tegu pole sugugi nii lihtsasti peetava lemmikuga, kui alguses tundub. Tere, Keiti! Tere! Täna räägime loomadest, kes on, võib vist julgelt öelda, ühed enim valesti peetud loomad maailmas. On mul õigus? Jah. Kes sinu käes praegu on? Minu käes on leopard kilpkonn, 7-aastane Charlotte. Kui suureks ta kasvab? Ma saan aru, et ta sugugi ei ole veel täiskasvanud. Ei, Charlotte on alles nooruke, ta kasvab veel. Lõppkaal peaks olema siis umbes 20 kilovanti. Millised liigid on Eestis kõige sagedasemad lemmikloomad? Kõige sagedasem lemmikloom on stepikilpkonn ja nende seas esineb kõige rohkem väärkohtlemist just selle tõttu, et minu vanaema pidas seda lahtiselt ja see toitus kassikrõbinatest ja see mentaliteet kahjuks on tänapäevani säilinud, et see ei ole kilpkonna mitte mingisugune elu, et inimesed on uhked, mul on terve elu kilpkonn olnud, aga nüüd suri ära, mul on vaja uut. Siis küsid, et kui vana see kilpkonna oli, ta ütleb, et oi, ta oli juba mingi 7 või 10 aastat vana, aga kilpkonna jaoks on alles poeg tegelikkuses. Kui me mõtleme, et ta elab ikkagist 80 pluss aastat vanuseks, siis kui ta sureb, sul 10-aastane laps sureb ära, sa ei ütle, et see on okei. Kilpkonnadel on tähtis väga tugev UV-lamp, soojenduslamp, niiske pinnas ja muidugi õige toitumine, et see õige toit ei tohi koosneda ainult helerohelisest salatist. See peab olema mitmekesine ja enamus liigid tahavad süüa pigem kuivamat toitu, et ei tekiks kilbiväär arengut. Ja kui me nüüd kodus ei suuda neid ise kuivata, siis me peaksime kindlasti heinapäevad tegema ja panema toidu sisse, lõikame lisaks heina. Ja kui me nüüd talveperioodil mõtleme, siis talvel poekaubandusest võiks ikkagist eelistada tumerohelisi salateid ja ürte. Ja kahjuks on kilpkonn selline loom, kes väga valedes tingimustes ikkagist kannatab peaaegu 10 aastat ära. Et ise küll piinleb, meie seda valu ei tunne ega ei näe ja ta ei näita seda ka tihti välja, et võib-olla ongi ta on passiivsem, sööb vähem, aga inimene mõtleb, et ahah, ta on kilpkonn, ta peabki selline olema. Tegelikult ei pea. Kilpkonnade kohta on tihti kuulda ka seda, et neid tuuakse riiki illegaalselt. Kuidas sellega lood on? Paraku küll. Euroopas liigub tegelikult väga palju erinevaid kilpkonnaliike. Kõigest nendest kõige tahetumad kilpkonnaliigid on ikkagist erinevad, siis kiirik kilpkonn, kannuskilpkonn, leopard kilpkonn ja erinevad kreeka kilpkonna tüübid. Paraku neid toodakse ka loodusest väga palju sisse ja nendel loomadel puudub igasugune legaalne dokumentatsioon. Kuidas teha vahet kasvanduses sündinud või illegaalselt toodud kilpkonnal on väga lihtne. Kasvanduses sündinud kilpkonnal on alati kaasas päritolu tõendav dokument. Kui on tegu haruldasema kilpkonnaga, nagu näiteks kreeka kilpkonn, siis ei piisa ainult kasvanduse paberist, siis selle paberi peab vastu võtma sitesministeerium ja tuleb selline kollane paber, kus siis kilpkonn pildistatakse ülesse kõhu alt, teinekord ka kilbi pealt, talle pannakse mikrokiip ja see läheb kõik sinna dokumenti kirja, siis tuleb sinna allkiri, kes on kasvataja ja kes on minister selle paberi siis välja ulatanud. See on asi, mille te peaksite kaasa saama nii eraisikult või kui te ostate ka loomapoest, et see on asi, ilma milleta te ei tohi seda kilpkonna omada. Kas see kehtib nüüd ainult kolmandatest riikidest toodud kilpkonnade kohta või ka üle Euroopa Liidu? Ei, üle Euroopa Liidu. Et siin oli alles paar aastat tagasi oli juhtum, kus inimene oli ostnud endale siis Tallinna loomapoest kilpkonna. Oli saanud siis tavalise ostutšekki, eks ole, et kilpkonn, nii palju raha ja paraku talle siis originaaldokumenti kaasa ei antud. Tegelikult sellel hetkel ei antud talle ühtegi dokumenti kaasa. Ta ütles, et see inimene ütles, et ta soovib kolida Soome, et kas ta Soome jaoks reisi jaoks saaks mõne dokumendi. Siis saadeti mingi prinditud versioon talle ja Soomes siis tol kohe kontrollis, konfiskeeris konna, ütles 7 päeva, originaaldokument ja kus on kiibi number, siis saate kilpkonna tagasi, kui ei saa, läheb hukkamisele. Niimoodi see kahjuks läks, sest et pood ei andnud talle siis originaaldokumenti. Ja kahjuks on Eestis veel väga lapse kingades see dokumentide teema, et inimesed mõtlevad nii pidi, et ma ostan looma, ma ei osta dokumenti. Et tegelikult see dokument, ta ei võta sult ruumi, ta vedelebki sul seal sahtli põhjas teinekord ka 50 aastat, aga see peab olemas olema, kui te reisite või kui te omate selliseid loomi, et ilma selleta lihtsalt te teete iseendale karuteene. No lisaks dokumentatsioonile ja sellele, et sa pead ikka konkreetselt passi vaatama, kui sa endale kilpkonna võtma hakkad, siis millist koduse loom eelistab või vajab? Kilpkonn sobib tegelikult praktiliselt igasse kottu. Tuleb muidugi olla kindel, mis liiki endale ollakse võtmas. Et kindlasti ma ei soovita kodudesse suuri kilpkonnet. Tegelikult stepikilpkonn ja kreeka kilpkonn koduses võtmes ongi vist kõige lihtsamini peetav kilpkonnad, võiks öelda. Ja muidugi siis ka söekilpkonn,
kes on ka jällegist Aafrika liik, aga samuti ei ole nii suur. Muidugi neid liike on veel, aga need on haruldasemad, et need on lihtsalt need, mis meil Eesti turu peal liiguvad. Nad on küllaltki väiksed, nendel on reaalne tagada õiged tingimused, ehk siis see terraarium koos õige valgustuse ja niiskusega. Me saame neile ise õuest naturaalset toitu, mida nad söövad ka looduses. Võiks alati ei pea ajama ju seda poega taga, et see, et kui see kilp on täna 5-aastane või 10-aastane, see ei ole tema elus mitte mingi näitaja, et seda ei tasu karta ja pigem võikski eelistada täiskasvanud kilpkonna, siis te teate juba, saate veennud olla, kas see kilp on õigesti kasvanud. Kilp peab alati iga liigi puhul olema täiesti perfektselt siles, ei tohi kasvada kuidagi püramiidi, seal ei tohi ebatasasusi olla või kokku langenud. See peab olema kivikõva ja sile. No kui ma nüüd ikkagi soovin endale võtta seda pisikest ja nunnut ja peopesa suurust väikest kilpkonna beebit, siis mida ma selle looma võtmisel arvestama pean? Kindlasti veenduge, et tegu on selle liigiga, keda müüja väidab olevat. Kontrollige dokumentatsioon, vaadake, et silmad oleksid selged, loom aktiivne ja mõelge ka selle peale, kui te nüüd selle väga-väga beebi koju veate, siis esimesed 3 aastat ta väga-väga palju magab. Et ta võib olla nii laste kui ka täiskasvanud jaoks esimestel aastatel väga igav lemmikloom, sellepärast, et ta käib ainult söömas ja magab, ta ei tee mitte midagi muud. Et alles hiljem, kui ta saab täiskasvanuks hakkab saama, alles siis ta hakkab olema elavam ja liikuvam.